Ma tahtsin teiega jagada, enne kui ma lähen selle tänase kõne juurde, sellest, et midagi väga prohvetlikku on juhtunud viimasel nädalal. Mõned teist ilmselt teavad seda, et Ameerika president Donald Trump kirjutas alla Ameerika poolt selle toetusele või nii-öelda toetusavaldusele, et nemad toetavad või isegi mitte toetavad, ainult aga tunnustavad Jeruusalemma kui Iisraeli pealinna. Ja ma arvan, et minu eluajal ja kui ma olen kristlane olnud, ei ole nii olulist prohvetlikku sündmust varem aset leidnud. Ja me täna täpselt veel ei tea, kuidas kõik see nagu lahti hakkab rulluma. Aga kuuldes seda, see tabas otse nagu minu keskkohta mind ja ma mõistsin, et siin on midagi väga olulist, mis puudutab mitte ainult Iisraeli, aga mis puudutab tervet maailma. Jeesus ütles, et pange tähele viigipuid ja kõiki puid. Viigipuu all meeldes Iisraeli. Ja asjad, mis on sündinud seal maal, me oleme kaasa elanud, me oleme palvetanud nende asjade eest. Aga see deklaratsioon on üks väga selline, mitte ainult füüsilises, aga ka vaimulikus maailmas võimas sissejuhatus prohvetlikule ajale, milles me täna oleme. Ja kui mõned aastad tagasi ühel vanaasta õhtul siin me rääkisime nendest verekuudest ja päiksevarjutused siis ja kuuvarjutused 4 tükki ühel aastasel perioodil, 2 päiksevarjutust, mis siis kuuvarjutused kõik langesid kokku Iisraeli tähtsate pühadega. Sündmus, mis juhtub, mis viimati vist juhtus aastal 1967, kui oli 6-päevane sõda. Ja järgmine selline sündmus, ja see on nagu siis taevakehade sündmus võiks öelda, juhtub 400 aasta pärast. Nii et see oli märkimisväärne. Ja ma mäletan, kui ma seda siin jagasin, siis ma ütlesin, et see on seotud olnud alati need sündmused nagu millegiga, mis toimub Iisraelis. Ja või midagi maailma raputavat sündmust, aga midagi nagu otseselt kohe juhtunud. Aga ma usun, et see sündmus, mis sel nädalal aset leidis, on kindlasti sündmus, mis ühel päeval tagasi vaadatuna me mõistame, et käivitas midagi, mida me nimetame prohvetlikuks lõpuaja nagu vaatluseks. Ja vaimustav on see, me elame sellel ajal siin kõik. Ja sina ja mina oleme selle asjaga kaasas. Ja me nagu näeme ajalugu ühel viisil rullumas lahti ja tegelikult siis Jumala prohvetlikke tõotusi täitumas. Ja see ei ole mitte ainult, et me näeme neid, aga me saame olla kaasas, me saame toetada, me saame palvetada ja saame teha, mis Jumal meile annab teha selles osas. Ja ma usun, et see prohvetlik nagu uus lehekülg mõjutab ka kogudust, kus kogudus on ja kus ta liigub ja mis Jumala vaim teeb koguduses. Nii et me ei ole mitte siin selles mõttes eraldi seisev organ ja Iisrael ja juudid on midagi muud, vaid meie oleme, piibel ütleb, liidetud sellesse õlipuusse metsiku oksana. Nii et tänu sellele, mida Jumal on teinud oma rahvaga ja kogu see nii-öelda üles ehitatud puu ja kõik see protsess on olnud, meie oleme olnud osa sellest ja ma usun, mida me näeme juhtumas, on see, et ka juutide seas algab üks vaimulik ärkamine, kus juudid tulevad messia tundmisele. Me oleme selle pärast palvetanud aastaid ja väga vähe näinud seda juhtumas. Aga ma usun, et me saame nägema nüüd juhtumas seda peatselt. Amen. Nii et see on põnev elada sükestel põnevatel aegadel ja kaasas olla sellest, mis Jumal teeb. Nii, aga nüüd ma tahaks teile jagada lühidalt Jakobuse kirjast. Kui sul on piibel kaasas, avagus minuga see Jakobuse kiri ja esimesest peatükist kohe siit. Ma tahan lugeda Salm 12. Ja siin piibel ütleb, et õnnis või õnnistatud on mees ja naine, kes ära kannatab kiusatuse, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Armastad sa Jumalat? Amen. Ta ütleb, et õnnistatud on inimene, kes ära kannatab kiusatuse. Siin räägitakse
selleks sõna kiusatus on ka sõna, mida kasutatakse testimise all, kes kannatab ära testi ja sest kui ta on läbi katsutud, eksamineeritud, saab ta elukrooni, mille issand on tõotanud. Ma tahan rääkida sellisel teemal täna nagu tee ülenduse juurde. Tee, mis viib ülenduse juurde. Kuidas sa liigud ühest klassist teise koolis, sa teed ära mingisugused testid. Sa teed ära mingid eksamid, võib-olla aeg-ajalt kontrolltööd ja kui sa oled eksami hästi sooritanud, sind liigutatakse järgmisse klassi. On see nii? See juhtus minuga. Õnneks ma ei jäänud ühtegi klassi kordama. Aga testid või eksamid on need, kui me need edukalt sooritame, siis meid ülendatakse järgmisse klassi. Ma tahaks kõigepealt öelda midagi elu suhtes tervikuna. Kui elu võiks iseloomustada mingite sõnadega, siis võiks seda iseloomustada, et elu on nagu kool. Iga päev on mingisugune õppetund, õppimine. Ja nii kui sa esimesed sammud oma elus teed või tegelikult olla aus kohe ema-isast väljudes, saad elu kohta asju õppima. Mitte ainult kõndima ja hiljem kool ja sõbrad ja kõik, mis maailmas toimub ja puutud kokku kurjade asjadega, puutud kokku heade asjadega ja õpid elu kohta asju. Et elu on iga päev õppimine. Algad sa mingisuguse uue projektiga pihta, sa pead seda asja õppima. Hakkad sa mingi hobiga tegelema, sa pead seda asja õppima. Alustad sa mingi äri, sa pead selle kohta kõvasti õppima. On see vaimulik töö, on see suhted perekonnas, mehe, naise vahel, laste, vanemate vahel, laste kasvatamine, kõik on õppimine, tohutu õppimine. Kas pole nii? Ja muudkui õpid ja õpid ja õpid. Ja rääkimata igasugust muudest asjadest, mida kõik teadused ja siin keemia, matemaatika, kirjandus, ajalugu, geograafia, mida kõike võimalik on õppida. Et elu põhimõtteliselt ongi õppimine. Ja me saame neid õppetunde õppida, vahest ka 2 korda, vahest rohkem. Ühesõnaga, me ei ole mingisugusest testist läbi läinud ja siis leiame, et me peame õppima sama asja mitu korda. Minu kohta see käib igal juhul, ma ei tea, kuidas sinuga on. Oled sa pidanud õppima ühte sama asja mitu korda? Jälle sama asi. Et me elus õpime neid asju ja loodetavasti ühel hetkel õpime asjad selgeks. Nii et elu eesmärk on ilmselgelt õppida asju. Aga ma usun, et üks kõige tähtsam elu eesmärk inimesel on õppida tundma Jumalat. Ja nüüd see on sul suur töö juba. Kui sa mõtlesid, et enda tundma õppimine on suur töö või teiste inimeste tundma õppimine on suur töö, siis Jumal on piiritu olend. Tema õppimine võtab päris hulga aega, olla päris aus terve igaviku. Aga me alustame siin maa peal pihta. Ja tundes Jumalat ja õppides teda tundma rohkem ja rohkem, see on tegelikult lõppeks inimese elu eesmärk. Miks me oleme siin maa peal? See, mida apostel Paulus ütles, et Jumal on ühest ainsast inimesest loonud kogu inimkonna maa peal ja nad otsiksid Jumalat. Kas nad saaksid teda kättega kombata, aga kuigi ta ole kellegist meist kaugel, Jumal tahab, et me õpiksime teda tundma ja tundma teda kui head isa. Aga elus iga päev on nagu üks koolipäev ja aeg-ajalt elus tulevad ka testid. Testid, millest me läbi läheme. Ja testid meie elus tulevad mitmel põhjusel. Üks nendest, ma usun, on selleks, et Jumal tahab teada, kas ta saab meid ülendada järgmisele elutasemele. Jumal tegelikult teab ju, mis meie südames on. Aga ometigi, kui üks test meie ellu tuleb, siis see näitab, kas me tegelikult ka seda oskame teha, suudame seda teha. Ma mäletan inglise keelt, siis tegelikult kui ma mingi aja tagant kordasin neid sõnu, ma sain tegelikult teada, kui palju meelde jäi. See ma hommikul seal pähened õppisin, järgmine hommikul järgmised sõnad ja tol hetkel olidki peas. Aga kui ma testisin ennast ja ma ei olnud koolis selles mõttes, ma pidin ise ennast testima, siis ma sain teada, kui palju ma tegelikult tean. Ja testid näitavad, kus maal me asjaga oleme. Ja teine põhjus
on see, et Jumal tahab meile endale ilmutada, kus maailma asjadega oleme. Kui õpetaja klassis kontrolltöö teeb või eksami, siis õpetaja tegelikult ei tea, kus maailma asjaga oleme. Ta võib eeldada. Nii et sellisel juhul õpetaja tahab ka teada. Jumal muidugi teab meie suhtes, kus maailma asjadega oleme. Aga Jumal tahab meile näidata ja ilmutada, et me teaksime ka, et kus maailma selle asjaga oleme. Nii et testid selles mõttes ka aitavad meil asja selgeks saada. Ma hakkasin õppima inglise keelt, kui ma olin just saanud kristlaseks, mingi pool aastat hiljem. Ja ma lõpuks jõudsin sinna maani, kus ma õppisin 24 sõna iga päev uuesti, iga hommiku. Uued sõnad õppisin pähe. Ja miks 24? Seepärast mul oli vihikus 24 joont. Ja hiljem võtsin uue kaustiku, seal oli võib-olla vähem või rohkem, ma ei mäleta, aga ja siis iga mingi aja tagant ma kordasin neid sõnu, katsin kinni ingliskeelsed ja püüdsin eesti keeles sõna peale vaadates öelda, mis see inglise keeles tähendab. Ja siis katsin kinni eestikeelsed ja püüdsin ingliskeelse sõna järgi öelda, mis ta eesti keeles tähendab. Ja see ilmutus mulle, kui palju ma asja tegelikult teadsin, aga see ka aitas mul nagu meelde tuletada ja uuesti nagu värskendada neid sõnu ja tegelikult see oli osa õppimise protsessist. Nii et testid meie elus aitavad meil asju selgeks saada. Ja elus on palju teste. Paljud olukorrad meie elus ei ole tavalised olukorrad. Need on testid, need on eksamid, need on meie kontrolltööd. Ja kuidas me neid asju sooritame, määrab tihti ära, kuidas meie elu edasi läheb. Ma mõtlesin selle teema üle ja just selle meie nagu võime üle endast arvata, kus maailma asjaga oleme. Mul oli hiljuti seminaris, kus ma käin, oli eksam. Ja ma olin viimasest sessioonist, viimasest tunnist jalga lasknud. Ja ära õppejõul ütle, eks ole. Aga loodame, et ta videot ei vaata. Aga ta nägi, et mind ei olnud muidugi. Meil on nii väike klass. Ja selles viimases klassist oli ütelnud klassile, et järgmine sessioon esimesest tunnist tuleb eksam. Ja mina ei seda ei kuulnud, ta seda kuskil üles ei pannud. Ja ma mäletan, kui ma läksin järgmisse sessiooni, siis me läksime lõuna ajal sööma ühe vene poisiga. Selle vene poiss ütleb, et kas teil tuleb eksam selles reformatsioonis. Ma ütlesin, mina pole midagi kuulnud, ma küll ei usu. Ilmselt see on teil venekeelsetel ainult, sest meil venekeelsed ja eestikeelsed olid eraldi. Ja ma olin nagu väga rahul sellega, läksin rahulikult südamega sööma ja siis tulin klassi, siis avastasin, et hei, eksam, paberilehed ja kui tavaliselt oli eksam olnud sellises veebikeskkonnas nagu Moodle, mõned teist on kuulnud sellest, kus sa kodus täidad seda, saad natuke rahulikumalt mõelda ja mis iganes valmistad ette, lugeda midagi veel läbi, siis nüüd äkki me olime klassis ja ma ei olnud viimases tunnis, kus ma olin, kus ma teda olin kuulanud, ma olen aus, ma loodan, et ta meie videot ei vaata. Ma ei olnud teda kuulanud. Ma ei olnud teda kuulanud väga hoolega. Teatavasti te kõik teate seda, kõik õpetajad ei ole võrdselt huvitavad, oleme ausad, ja mõnda on raskem kuulata ja siis paratamatult sa hakkad oma mõtteid mõtlema ja ma olin nagu poole kõrvaga kuulanud, mis ta räägib seal ja siis kuu aega oli läinud mööda. Nüüd oli järgmine tema tund ja nüüd oli eksam selles samas asjas ja ma olen midagi lugenud vahepeal, mitte midagi. Nii et see oli päris karm. See test tabas mind täiesti ootamatult. Ja õieti see on ka, mis ongi tõde elu suhtes. Koolis me õpime nagu testideks. Eksamiks sa õpid eriti hoolega. Mina õppisin väga hoolega eksamiks. Aga kui ma oleks teadnud, et eksamid kunagi ei tule, ühti kontrolltööd ei tule ja hoolimata üheski testist või selles mõttes, kas ma läbin või mitte, mind lükatakse järgmisse klassi kogu aeg, siis ma arvan, minu õppimine oleks olnud hoopis lahjem. Minu oma vähemalt. Okei. Mõni nõustus minuga siin. Aga elus ei ole nõnda, et sa tead, millal testid tulevad. Koolis, ma oleks pidanud teadma, aga ma ei teadnud, okei. Ja muuseas, ma sain 28 punkti 40-st, nii et ma sain veel D kätte. Ma ei tea, mis hindele see vastab, aga ma sain läbi. Okei, Jumala abiga, Jumala armust. Ja siis järgmine test tuli, siis ma olin juba valmis. Nüüd ma ei tea, mis sinna see on veel, aga
Aga elus testid tulevad ootamatult. Sa ei tea, mis olukord on testiks sinu jaoks. Sa ei tea, milline inimene on saadetud sind testima. Sa ei tea, milline ajajärk sinu elus on see, kus sind eksamineeritakse. Ja meil on tunne, et ma tahaks alla anda, ma ei viitsi enam oodata, mul on kõrini kõigest, see on kõik mind ära tüüta, ma tahaks visata püssi põõsasse, aga sa oled eksamis. Sa ei teagi, et sa oled tegelikult testis. Nii et sõbrad, me ei tea, millal meid testitakse. Ja Piibel ütleb siin, et õnnistatud on inimene, kes kannatab ära testi. See sõna siin on sama sõna, mis on testima, läbi katsuma, läbi proovima. Ja väga lai sõna muidugi kreeka keeles kaasa arvatud siis nagu kiusama, aga ka kiusamine on tegelikult meie test. Kui sa mõtled selle peale. See on test, kas ma annan alla või püsin ja lähen läbi sellest asjast ja võidan selle asja. Nii et õnnistatud on inimene, kes ära kannatab testi, kes kestab kauem kui see test või olukord, mis meid rõhub. Ja kui ta on läbi katsutud, ehk kui ta on läbi testitud, siis ta saab elukrooni. Selle sõna ühendi juures siin, see võiks öelda niimoodi pigem, et ta saab kroonitud elu. Sest et parem elu ongi see kroon või tulemus sellest, kui me oleme mingid testid läbi teinud. Enne kui meile usaldatakse rohkem midagi, testitakse meid kõigepealt väheses. Enne kui usaldatakse meile kellegi võõrasi, meie endasi, testitakse meid sellega, mis on võõroma. Kuidas ma käitun võõromaga. Täna sa oled kellegi firmas, töötad seal. Kuidas sa töötad seal, on test sellest, kas sa ühel päeval kvalifitseeruks enda ettevõtet juhtima. Ja võib-olla see ei ole sinu unistus, võib-olla see ei ole sinu kutse, ma toon lihtsalt näite. See võib olla mingi muus valdkonnas, kas ma olen ustav selles perekonnas, kas ma olen ustav selles suhtes, kas ma olen ustav tema asjadega. Praegu mul ei ole enda oma, aga kas ma olen hea peremehlik nende asjadega, mis on tema oma. Ma tulen kogudusse, ma käin kellegi juures, kas ma olen seal sama hoolikas, nagu ma olen enda asjadega. Ja see, mis kvalifitseerib meid omama enda oma, on see, et me oleme ustavad kõigepealt teise omas. Need on testid meie elus. Need on testid, mis meie elus on. Ja kui ma seda teemat uurisin, siis ma uurisin ühe veebilehekülje pealt teatud psühholoogilisi uurimusi, mis on tehtud. Mitte lihtsalt, keegi lihtsalt suvaline inimene kirjutab oma mõtteid välja, aga need on võetud 10 ja 100 katsejänesed, uuritud nende najal asju ja leitud teatud järeldused. Ja järeldus oli see, et enamus ajagadel enamus inimesi hindab iseennast paremaks, kui nad tegelikult on. Ma vabandan, et mina pean selle uudise teile tooma, aga sa võid ise veenduda, kui sa loed ja uurid neid asju. Aga meil on see tendents. On võib-olla mingid alad, kus meie oskused, me teame, et ei ole väga head ja kui keegi pakub meile midagi, Märt ütleb, kuule, tule räägi raadios, siis ma ei oska midagi rääkida. Aga üldises plaanis elus meil on selline tunne, et me oleme ju head. Miks elu ei anna meile neid võimalusi? Ma olen hea naine, miks keegi ei ole mind valinud. Ma olen hea mees, miks ma kogu aeg saan korve naiste käest. Ma olen hea see, ma olen hea teine, miks on elus asjad nii. Ja me hindame ennast üle. Ja üks põhjus, miks me hindame ennast üle, on sellepärast, et meil puudub piisav, aus tagasiside. Ja eriti eestlaste seas. Eestlased ei anna üksteisele tagasisidet. Me räägime kuskil mujal sinust. Me räägime selja taga sinu asjadest. Sinu ees võib-olla või inimeste ees me tihti julgeme öelda positiivseid asju. Aga tõde me räägime kuskil selja taga. Kuidas me tegelikult tunneme asja suhtes. Ärge jätke mind täna üksinda siia. Kas sa saad aru, millest ma räägin, jah? Okei. Nii et me vajame rohkem
ausat tagasisidet. Ja siis me teame, et kus me tegelikult asjaga oleme. Ja hoolimata sellest, kui andekad me oleme, kui head me oleme oma arust, meil kõigil on pimedad alad meie elus, mida me ei oska näha, mida me ei näe. Sest me võime argumenteerida või isegi mitte argumenteerida ainult, aga me võime arvustada kellegi teise käitumist ja näha väga selgelt, et tal on need ja need probleemid. Ja saada isegi mitmed inimesed nõusse sellega, et sellel kolmandal isikul on need probleemid ja mitte samal ajal mõista seda, et meil on täpselt need samad probleemid ja seal on 3 isikut kõrval, kes arutavad meie käitumist, ütlevad, et huvitav. sama sündroom, sama see, mida arstid panevad, diagnoos, sama diagnoos sulle, eks ole. Nii et me kipume ennast ülendama. Ma mäletan aastal 95 ja niimoodi 94-95 ma hakkasin lehtedest tähele panema kuulutusi. Need olid töökuulutused ja Pärnu Postimees ja erinevates lehtedes ja taheti seal küll mingisugust direktorit, mingisugusele asutusele, müügidirektorit, finantsjuhti ja ma vaatasin neid müügikuulutusi või need on müügikuulutused, need töökuulutused ja mõtlesin endamisi, et ilmselt, kui mul oleks aega ja ma kandideeriks, ilmselt ma saaksin ühe nendest töökohtadest endale. Mul oli niisugune võlts enesekindlus, et tead, ma olen õppinud inglise keelt, ma olen käinud välismaal, ma olen näinud asju, mul on sidemeid ja ma olen natuke juht ka olnud ja ilmselt mul oleks võimekus seal läbi lüüa. Kui aga tegelikkuses mõned aastad hiljem mul oli vajadus minna tööle ja ma saatsin CV-sid, välja üle kogu maa, täitsin need nagu lendlehtedega ja ainult üks firma kutsus mind töövestlusele. See oli tõe moment. See oli hea tagasiside. Amen. Nii et meil võib olla vale pilt asjadest. Sellepärast, et me kipume ennast üle hindama asjades ja seal on oma põhjus, miks me seda teeme. Meil ei ole piisavalt head tagasisidet. Ja ma ütlen sulle midagi veel. Me tunneme kehvasti iseennast. Me arvame, me tunneme ennast, aga tihti mitte piisavalt hästi. Nüüd, tagasiside on nagu üks selline peegel. Ja tead, me ei tohiks karta peeglisse vaadata. Paljud, kes vaatab peeglisse iga päev. Okei, mehed isegi tublid, tore, väga hea. Mõni ei tõsta kätt. Ma tunnen hirmu. Mõtle, kui sa iial peeglisse ei vaataks ja mitte kunagi peeglisse ei vaataks ja käid turris ringi ja su toidulisandid on sul näos siin abemes või kus iganes kellegil ja siis pole ime, et inimesed tõmbuvad sinust eemale, nad nagu hoiavad sust kaugemale, sest et sa haised nagu siga ja näed välja nagu ees. Ühesõnaga, sa mõtled, mis pärast, mu elus ei tule need võimalused minu juurde ja miks nagu kõik läheb mööda. Ma olen ju hea mees, ma olen hea tegija, aga sa ei tea, et sul on toidujäänused kuskil seal rippumas ja sa ei näe hea välja, sest sul pole tagasisidet. Peegel annab sulle tagasisidet. Ma tean, meil meeliks öelda, peeglik. Tahad olla terve? Siis räägi. Siin on suur kivi maas, ma löön see puruks. Aga päeva lõpuks peegel annab sulle ausat tagasisidet. Sul võib-olla pruugi meeldida, mis sa saad näed, aga vähemalt sa saad töötada millegi kallal. Elada õndsas ignorantsuses, et sa ei vaata peeglisse, sul ei ole tagasisidet, on lõpuks sulle kahjulikum. Ja meil on vahest, meil puudub julgus rääkida inimestele tõtt, eks ole, sest me mõtleme, me teeme neid kurvaks, me teeme neile haiget, aga pikas perspektiivis me teeme rohkem haiget, kui see inimene veel kord käib turris ringi ja vaatab, miks kõik tast eemal hoiavad ja ei saa aru, mis pärast elu on selline, nagu ta on. Me vajame tagasisidet. Nii et naerata oma naabri, ütle talle, et anna mulle tagasisidet vahest. Pärast koosoleku muidugi ma mõtlen, praegu pole mõtet. Tagasisidet. Ja sõbrad, ma ei ole ise abielus, aga ma usun, et see on tõde ka abieluliste suhtes, et üks tähtis asi suhetes on julgus anda tagasisidet. 2 korda aastas, kui sa oled abieluinimene, peaks sul olema suvekonverents ja talvekonverents, kus sa võtad abikaasad kokku, planeerid pikalt, sest
tihedad kavad, aga siis saame tulla, istud maha ja arutad ja päevakorras on põhiliselt 2 küsimust. Number 1 on see, kas on midagi, mida ma teen, mis häirib sind? Ja teine küsimus, kas on midagi, mida sa tahad, et ma teeksin, mida ma veel ei tee? Ja kui sa suudad nendele 2 küsimusele vastata, muidugi kui sa ellu jääd, ma mõtlen selles juhul, siis sul on õnnelik abielu ees. Amen. Aga paljud teist teavad, neid asju on raske küsida. Neid asju on raske rääkida, oodata neid momente ja loomulikult sa ei saa minna ja visata nagu pannkooki tõde näkku kellegile ja öelda, et ma arvan sust nii ja kui sa ei muuda oma asju, siis tead, sul on aega nii ja nii palju. see on liiga järsk, me kõik mõistame seda. Aga aeg-ajalt me kogeme, et tekib siuke hea atmosfäär, kus sa saad teatud asjadest rääkida ja arutleda. Ja miks mitte küsida aeg-ajalt, kui sa istud oma abikaasaga ja ütled, et kuule, ütle mulle, kas on midagi, mida ma teen, mis häirib sind? Ütle ausalt. Räägi videosse, ma vaatan pärast, kui sa Jürge mulle näkku öelda. Aga anna mulle tagasisidet. Mina usun, et meil oleks palju rohkem suhteid, tervemad. Mitte ainult abielus, aga äripartnerid, sõbrad, mis iganes, kes annaksid üksteisele ausat tagasisidet. Aga tead, kus me tagasisidet saame? Kuradi käest. Kurat on meie tagasiside andja. Jah, ta ütleb meile, mis keegi meist arvab. Ta ütleb, kuidas sa vaatasid mu peale ja mina leiutan enda peas, mis emotsioon sul on ja mis tunne sul minu suhtes on. Ja ma iial suga ei räägi, ma ei küsigi su käest tagasisidet, ma ise teen järeldused ja sest ma küsin kurade käest infot. Ja pole ime siis, et ma lõhun ära ühe suhte teise järgi, sest mu nõuandjaks on kurat. Ma eeldan asju, ma oletan asju. Ideaalne pinnas, kus kurat sõidab sisse, hakkab valetama inimeste suhtes igasugused asju. Amen. Me peame küsima tagasisidet inimese enda käest. Ja kui vaenlane valetab sulle Jumala kohta midagi, siis küsi Jumala käest asju, mitte saatana käest Jumala kohta. Saatan oli see, kes peab mulle Jumala kohta asju rääkima. Adam tegi selle vea juba alguses, ütles, et naine hakkas Maoga rääkima ja siis Madu ütles talle, et kas tõesti ei tea, Jumal teab sel päeval, selle asjad juhtuvad teiega ja saatan hakkas rääkima inimesele Jumala kohta. Me ei peaks seda asja laskma juhtuda. Las Jumal räägib enda kohta, mitte vaenlane. Amen. Nii. Ma tahaks rääkida sulle mõningatest testidest, mis meie elus juhtuvad. Ja üks nendest testidest on sõna kuulmise test. Üks isa oli võitnud ühe mängu ja siis sai ühe mänguasja selle eest. Ja siis ta kutsus oma 3 last kokku ja ta tahtis nagu teada saada, et kes nendest võiks selle mänguasja endale saada. Ja siis ta küsis nende käest, et kes teie seast on kõigest sõnakuulelikum. Ja lapsed kõik jõllitasid tagasi vaikuses isale silma. Ja siis ta küsis, et aga kes kunagi ei räägi nagu vastu emale? Ja jällegi lapsed niimoodi tundusid olevat mystified, ühesõnaga müstika oli neid tabanud selle küsimuse üle. Ja siis isa küsis, et kes teeb kõik nii, nagu ema ütleb? Ja selle küsimusega lapsed kõik tulid ühele järeldusele. Ja kõige väiksem ütles isale, issi, see kingitus on sinu oma. Nii et lapsed on väga targad. Saavad aru, kes on sõnakuulelik. Kui me räägime sõnakuulmisest, siis ma tahaks kasutada ühte näidet Vanast Testamendist ja see on Joosep. Ma arvan, neid näiteid on palju teisigi, aga Joosep oli noormees, kes läbis sõnakuulelikkuse testi. Ja üks koht, kus ta seda ilmutas, oli see, kui tema isa palus tal minna oma vendi vaatama. Nüüd me loeme konteksti ja näeme seda, et vennad vihkasid Joosepit. Ja ma ei tea, kas sa oled kunagi mõtelnud selle peale, kui lihtne oli minna Joosepil oma vendi vaatama, teades, et ta läheb nagu kõrilõhkajate punti. Kui paljud teist tahavad minna seltskonda, kus sa tead, et mind ei taheta sinna. Ma mõtlen lihtsalt, et ma ei ole seal veel sõber, ma ei ole veel seal nagu sisse ennast sunud, aga nad vihkavad sind.
ainult saaks minna sinna, et millal jälle saaks. Keegi ei taha meist minna inimeste sekka, kus ei ole vajalik, kus sind ei oodata, kus sind lausa vihatakse. Aga sellel juhul siin Joosep, isale sõna kuulmine oli talle tähtsam kui see mugavuse tunne, mida ta oleks võinud tunda, kui ta vendade juurde ei oleks läinud. Lihtsam on mitte minna. Aga Joosep läks ja ma mõtlen samamoodi meie elus, ka tähtiks koguduses. Kogudus on paik, kus on inimesed, oled sa märganud? Meil on toolid siin ka, aga meil on inimesed siin, istuvad toolide peal. Ja seal, kus on inimesed, seal alati on probleeme, seal alati on mingisuguseid, arusaamatusi, eeldusi, väikseid hõõrumisi, väikseid tülisid ja nii edasi, nii edasi. Keegi ei saa kellegist aru, sina ei saa temast aru, niisugused asju juhtub, kas pole nii. Ja kui ma nüüd valin selle, et mul on seal probleem kellegiga, okei, ma enam ei lähe, sest näed, seal on raske paik. Aga küsimus on, kas ma olen sõna kuulelik? Jumal ütles midagi mulle koguduse suhtes. Kas see läheb mulle korda? Usu mind, sul on alati võimalus, et sul tuleb kuskil probleemid kellegiga. See, et sul probleemid tulevad abielus, sa ei hüppa ju kohe, et siin on teine inimene, kes on valmis. Ei, sa töötad oma probleemid läbi. Sa teed tööd selle asja kallal. Amen. Sõna kuulmise test, kas ma olen sõna kuulelik? Joosep ei vaadanud niivõrd selle peale, et kuhu teda läkitatakse, aga kes teda läkitab. Ma tahan olla sõna kuulelik. Ja mina usun, et kui ta oleks valinud selle sõna kuulmise asemel oma mugavuse, ma ei taha minna sinna, kus inimesed tead on minu vastu, siis ta oleks ilma jäänud Egiptuse peaministri kohast. Sest sinna minemine põhjustas seda, et teda müüdi orjaks, siis ta sattus Potifari kotta, lõpetas vale süüdistusega vanglas ja läbi selle lõpuks jõudis Vaaro kotta ja sai oma unistuse täide saata. Nii palju nagu teste selle mehe tee peal. Aga see hakkas pihta sellest sõnakuulelikkuse testist. Ta läks oma vendi vaatama ja piibel on selge, vennad teda juba vihkasid ja tal on kerge aeg sinna kindlasti minna. Ma mäletan aastad tagasi oli, kui ma olin veel 4 püha kirikus, telkkiriks, Eve, sa mäletad seda aega. Ja seal oli üks vend, üks Arne nimeline noormees ja me olime sellised vahvad vennad, muidugi veetsin palju aega koos ja tasapisi nagu noortele kristlastele omane hakkasime me pidama ennast väga targaks. Ja ma ei hakka sulle nimetama Jumala mehi, kelle suhtes me arvasime, et me vajaks neile midagi õpetada. Ja selline vaimulik uhkus hiilis meie sisse. Ja ma mäletan sellel aasta ma olin kohtunud seal Harri Leesmendiga, ta oli kutsunud mind ühele seminarile Viimsisse, me olime seal käinud ja siis tuli suveseminar, mis toimus Turba, ma ei tea, linnas või ilmselt on Turba pigem Alevik või lausa küla. Olime seal siis seminaril, aga ennem seda, kui ma sinna läksin, mul oli selline vaikne tunne sees, et tead, ma vist ei vaja sinna minna. Mida nad ikka mulle selle õpetada saavad rohkem? Ma olen juba selle seminari läbi teinud, ma uurin iga päev, tead, hommikust õhtuni piiblit, mul on tarkust, ma ei vaja sinna minna. Ja väike sükene, tead, mõte hakkas idanema mu sisse. See oli tegelikult vaimulik uhkus. See oli totaalselt vale asi. Aga õnneks ma leidsin ikkagi selle alluvuse koha Jumalale, sest ma teadsin, Jumal kutsub mind sinna. Otsustasin olla sõnakuulelik ja seal minu elu muutus. Ma kohtusin selle Frank Konstantinoga, selle samal aastal kohe septembrikuus ma lendasin Ameerikasse õppima seda Lootuse küla programmi, mida kasutab ka täna Lootuse küla ja tagasi tulles ma sain pastoriks. Jumal muutis mu elu täielikult, aga ma oleks võinud libiseda mööda selle sõna kuulmise testi juures. Arvates, et ma olen juba midagi ja jättes ühe võimaluse kasutamata, mis osutus selliseks ukseks tulevikku. Taavet leidis, et Koljat oli mitte ainult selline test, aga see oli uks tema tulevikku. Vahest need meie ülenduse uksed on nagu peidetud ära sellise väljakutse selja taha. Midagi, mis ei taha teha, millegi suhtes oled kahe vahel. Ja ma ütlen sulle, ma olen samamoodi nagu sina ilmselt. Ma lähen ühele konverentsile. Ma tunnen, kui vägev see on. Ma olen põnevil sellest. Ma mõtlen, järgmine aasta ma tulen raudselt tagasi. Ja siis läheb 365 päeva mööda ja see järgmine aasta konverents hakkab lähenema.
mul elu on tihe, mul on välja valgunud minu sees see põnevus sellest eelmise aasta konverentsi emotsioonist ja ma hakkan vaikselt mõtlema, et see aasta vist ma ei jõua minna, et mul on nii palju asju teha, mul on nii palju kohustusi, mis seal ikka nii erilist on, seal pole midagi eriti. Ja siis lõpuks ikkagi teen selle otsuse minna sinna ja olles seal ürituse mõtlen, et kuidas ma oleks ilma jäänud sellisest õnnistusest. Ma ei tea, kas sul on juhtunud see? Mul on juhtunud see palju kordi. Nii et sõna kuulmise test, mis on väga tähtis. Üks teine test, mida me elus tihti kogeme ja ma jagan suga täna ainult 3 testist. Usu mind, neid on rohkem. On vastutuse test. Vastutuse test. Üks mees nimega Chaim Jankel. Tal oli väga raske aeg leida tööd selles konkreetses majanduse keskkonnas või situatsioonis ja ta ei saanud isegi intervjuule. Kõlab nagu minu lugu tol ajal. Keegi kutsunud tal isegi intervjuule. Lõpuks ta sai ühe intervjuu ja pole tarvis isegi öelda. Ta püüdis täiesti jõust, et olla, muljet avaldada selle tööandjale ja oma siis selle tööintervjuul ülemus ütles talle, et Chaim Jankel, tead, me vajame selle töökoha peale kedagi, kes on vastutav. Ja siis Jankel hüüdis niimoodi, et mina olen see, keda te tahate. Mina olen see, keda te vajate. Sest minu eelmise töökoha juures iga kord, kui midagi läks viltunud, ütlesin, mina olen vastutav. Iga kord, kui midagi läks viltunud, ütlesin, mina olen vastutav. Ma olen teie mees. Okei. Nii et sa pead olema ettevaatlik, see oli Chaim Jankeli moodi. Aga vastutuse test on üks asi, mida me elus kohtame. Ja ma toon selle näite veel Joosepist. Joosep viiakse Egiptusesse, temast saab ori ja Piibel ütleb, et ta elas oma isanda Potifari kojas. Ja see on esimene lause. Järgmine lause ütleb, et Jehova oli temaga ja siis Potifar nägi, et Jehova laskis kõik ta käest korda minna. Aga enne kui see mees nagu võis öelda, et Jehova on temaga ja enne kui Potifar midagi märkas, ta lihtsalt elas sealt tema kojas. Ja mina usun, see oli aeg, kus Joosep tõestas ennast, et ta on mees, kes võtab vastutust. Ja ta oli selline mees, kes kandis vastutust nii hästi, et tema isand lõpuks usaldas tema kätte kõik. Joosep tellis puud, Joosep maksis arved, Joosep viis pesumajja, pesu ja mis iganes tollal kõik seal, ühesõnaga ma tänapäevast või kaasajastan seda. Aga ühesõnaga kõik asjad lõpuks tegi Joosep seal. Ja me teame, et Joosep oli mees, kes võttis asjadele vastutust, sest kui ta vanglast lõpuks tõuseb üles Vaaro kotta, siis Vaaro kutsub teda unenägu tõlgendama. Aga Joosep võtab sammu lisaks ja ütleb, kuule, aga nüüd ma ütlen sulle, mis sul teha tuleb. Ma annan sulle lisanõu. See muudab kogu selle rahvuse saatuse ja nii et vastutus millegi eest. Ma võtan vastutuse mingi asja eest. Ja vastutus tihti on üks test suuruse juures. Ja see on üks huvitav asi, et inimesed, kellel on vastutus, kellel on tähtis vastutus, mida nad kannavad, märkavad inimesi, kes on vastutavad. Ma ei räägi sellest Jankelist, kes vastutas valede asjade eest alati, aga inimesed, kes ise kannavad mingit vastutust, märkavad väga kiiresti inimesi, kes võtavad vastutust asjade eest. Ma võtan vastutuse selle eest. Pane see minu peale. Ma kannan seda, ma teen selle asja ära. Ja loomulikult, kuidas sa toime tuled väikse vastutusega, testib sind suurte asjade suhtes. Ja oled ustav majapidaja väikeses asjas. Joosep oli ustav väheses. Vahest me mõtleme, et tahaks saada mingisuguse suure õnnistusosaliseks. Suur raha võiks tulla minu ellu. Okei, kas sa oled ustav majapidaja selles, mis sul täna on? Või on raha lõpus liiga palju kuud järgi su elus? Oled sa ustav selles? On sul eelarve? Käid sa eelarve järgi. Ja kui ma olen ustav selles, kui ma vastutan selle eest hästi, siis ma kvalifitseerun suurema vastutuse jaoks. Ja ma ütlen sulle, 1 000 000 eurot on tohutu vastutus.
väga vähesed inimesed tulevad toime nende asjadega. Elu on seda tõestanud kordi palju. Pärandid, loteriid, inimesed saavad suured summad raha ja nende elu hävineb, sest nad ei suutnud vastutada suure raha suhtes. Anna kellelegi suur võim, ta ei tule sellega toime. Sa alustad väikse positsiooniga. Ära taha kohe suurt asja. Sa ei tule veel toime sellega. Ma tahtsin täna võtta kaasa pildi, aga ma unustasin ära minu pildi. Tahtsin, et ta näeks see pilt. Minu pilt aastast 1990. Ja ma olin Raeküla, mis ta on nüüd, seltsimaja. Tol ajal õhtu keskkool ja meil olid koosolekud seal ja ma olin kohanäitaja ukse peal ja mul on niisugune pilt, ma olen silmad kinni, ülistan Jumalat seal. Okei, ma olin ukse peal. Tõestus teile kõigile, et ma olin ukse peal. Nii et keegi ei palunud mul jutlustada, kui ma tulin kirikust esimest korda. Nad kõik küsisid, kas ma see Jumala laps olen. Tegelesid selle asjaga. Ja siis mulle pakuti auline positsioon olla kohanäitaja. Ja ma olin rõõmus selle üle, et keegi mõtles mu peale. Ja ma olin kohanäitaja, tegin selle nii hästi, kui ma oskasin. Ja siis anti mulle auline koht olla lastetöötaja. Ja mul ei olnud midagi aimu lastetööst, nii et ma läksin vaatama kellegi juurde, kuidas keegi seda tegi. Ja siis ma tegin laupäeviti, ma sõitsin Raekülla oma kodust, mis oli ühesõnaga teises kohas, kaugel eemal, Räämal sõitsin ja läksin, tegin lastega laupäeviti tööle. Hiljem pühapäeviti, teenistuse ajal, ma tegin lastega tööd. Lõpuks õnneks Jumal tõstis üles need inimesed, kellel oli tõeline ainult selle peale, aga ma alustasin sellega pihta. Ja siis ühel nendest päevadest pastor kutsus mind kaasa ja lubas mul anda tunnistuse ühes koguduses. Ja muuseas, kui ma oma esimese jutluse kõnelesin, ma ei hakka sulle rääkima, kui kehvasti see nagu läks või kui palju asju ütlemata jätsin ja nii edasi. Aga ma mäletan seda, et Jumal ei usaldanud mulle oma võidmist veel esimese jutlusega, isegi teisega mitte. Kui ma teise jutluse kõnelesin, ma mäletan, ma olin niisugune tunne kodus, et ma kõnelen vist 4 pühapäeva sellest. Mul oli 5 minutiga asi öeldud. 2 minutit kordasin üle, mida ma olin ütelnud. Ja siis jooksin mõtte kinni, ma mäletasin, mis mu nimi on. Ühesõnaga, ma olin täiesti nagu läbi ja täiesti kinni asi oli. Ma ei tea, kas sa tead seda, sa oled vahest siin ette astunud, sa tead, mis tunne see on. Ja 3. jutlus samamoodi, see ei läinud mitte kuskile. Alles 4. jutlus Jumal andis mulle oma võitmise. Ja ma mäletan seda, ma mäletan, mida ma kõnelesin, ma mäletan seda, kuidas asi vooles, ma mäletan, kuidas äkitselt tundus kõik see koosolek, rahvas, kuidagi nagu midagi oli, mis hoidis seda kõike koos niimoodi. See oli midagi üleloomulikku. Jumal usaldas mulle oma võitmise, aga kõigepealt sa oled vastutav väikeses asjas. Väikeses asjas. Ja ole nagu Joosep. Ära ainult tee seda, mis sulle anti teha, võta midagi lisaks. Sest need, kelledel on vastutus, märkavad vastutavaid inimesi. Amen. Oh boy, rahast me rääkisime, aga ma tahtsin rohkem rääkida. Okei, pikemalt täna ei räägi. Ja viimane test, mida ma tahan sinuga jagada, on kannatlikkuse test. Sa tead, sellest see tuleb, jah? Jällegi, mina pean selle uudise sulle tooma. Kannatlikkuse test. Vastutuse juures veel nii palju. Winston Churchill ütles, suuruse hind on vastutuse võtmine. Ja üks filosoof on ütlenud samuti, et enamus inimesi ei taha vabadust, sest vabadusega tuleb kaasa vastutus ja enamus inimesi ei taha vastutada. Aga nüüd me räägime kannatlikkusest. Üks õpetaja aitas oma lasteaia lapsel säärikuid jalga panna, potikuid, mis iganes need on. Ja siis ta palus abi, et vaadata, kuidas seda teha. Ja kui ta siis surus neid säärikud talle jalga, siis kuidagi ei tahtnud need säärikud minna ja lõpuks suure hädaga hambad ristis ja higiga sai õpetaja need säärikud selle lapsele jalga. Ja siis laps sükse mussis näoga ütles niimoodi, õpetaja, vale saabas läks valesse jalga. Siis õpetaja vaatas talle otsa, ütles, kas sa oled kindel, nähes, et asi on tõesti nii, tõmbas
säärikud tal jalast ära, lõpuks läbi suure raskuse suutis panna õiged siis jalga õige paremasse, vasakusse. Seekord siis õieti. Siis laps teatas, need ei ole minu saapad. Õpetaja hammustas oma keelde ja karjatas, miks sa niimoodi ennem ei ütelnud? Ja lõpuks siis kogus ennast, võitles ja heitles, et uuesti need saapad jalast ära saada ja selle peale ütles väike poiss niimoodi, need on minu venna saapad. Minu ema pani mind neid kandma. Selleks ajaks õpetaja tõi esile suure karje. Lõpuks ta kogus veel armu kokku endas, mis tas veel oli järgi jäänud ja heitles, et need saapad uuesti tema jalga panna. Ja siis küsis õpetaja, aga kus on sinu kindad? Ja poiss ütles, ma lükkasin need saabaste ninasse. Ja küsimus on, et on sul olnud mõni siuke päevadest? Nüüd see on see, mida sa nimetad kannatlikkuse testiks. Ma oleksin ammu läbi kukkunud, sõbrad. Ma tunnistan teile. Ma oleksin ammu olnud läbi kukkunud. Aga kannatlikkust läheb meile tarvis, ütleb piibel, tehes Jumala tahet. Nüüd me eeldame, et kui Jumala tahe on meie elus mingi asi, et asi läheb libedalt. Ma olen abielus õige inimesega, see abielu peaks olema nii ideaalne, et nagu musternäidis kuskilt. See ei pruugi olla nii. Jeesus ütleb oma jüngritele minna teisel poole järve, see on tema tahe, et tema jüngrid lähevad teisel poole järve, keset järve, torm tabab neid. No ma mõtlesin, kui Jumal läkitab mind kuskile, siis ei juhtu midagi halba. Siis ei saa tulla kriise, ei saa tulla väljakutseid, keegi mu peale ei pahanda, keegi kaebab mu pärast, keegi ei räägi mu selja taga, kõik läheb ideaalselt hästi. Mitte nii. See, et Jumal kutsus sind, ei tähenda, et asjad lähevad hästi, et asjad lähevad libedalt. Sul on väljakutseid. Sul on vaja kannatlikkust, et Jumala tahet teha. Nii ära arva, et Jumala tahe tähendab, et raskuse elus ei tule. Või et kui su elus on väljakutsed sinu suhetes täna, sinu töö juures, et see tähendab, et äkki ma olen vale koha peal. Ei pruugi olla. Väljakutsed ei tähenda veel seda. See võib lihtsalt tähendada, et sul on vaja kannatlikkust. Kannatlikkus omagu täiuslikku tegu. Et inimene oleks täiuslik. On midagi, mida kannatlikkus meis töötab, meie sees töötab. Amen. Ja ma olen selles testis iga päev. Eriti liikluses on kannatlikkuse testi kogu aeg vaja proovile panna. Ja ma ei hakka sulle rääkima sellest asjast. Mul on vaja kasvada selles asjast. Aga Joosepil on unistus 17-aastaselt. Jumal annab talle unenäo, prohvetliku unenäo. Ja see võtab 20 aastat ennem, kui ta näeb seda hakkamas täide minema. 20 aastat. Vahest me teeme mõnda asja 2-3 korda, ütleme, et ei töötanud. Proovisin, ei töötanud. Proovisin usku, usk ei töötanud. Võib-olla usk proovis sind ja sina ei töötanud. Oled sa selle peale mõtelnud? 10 proovis sind ja sa ei töötanud. Abraham, 25 aastat, ootab oma tõotunud poega. Ja kannatlikkuse test on selles, et asjad tihti juhtu siis, kui sa tahad ja nii, nagu sa tahad. Ja see, et palve vastus ei tule kohe, ei tähenda, et see tähendab ei, see tähendab võib-olla mitte veel. Mitte veel. Kas see on võimalik, sõber? Et kuigi ma olen valmis palvetama selle asja eest, et ma ei ole veel valmis seda vastu võtma, mille pärast ma palvetasin. Palusin, et ma oleks maailma kõige vägevam mees, supermees. Aga võib-olla ma ei ole valmis selleks. See on niisugune suur ja võimas näide, aga mingid näited, mida me mõtleme. Ma olen valmis võtma selle töökuulutuse vastu, olema selle, ma ei tea, linakombineedi direktor. Andke mulle ainult teada, palju mu palganumber on ja millal mu puhkus on. ja mis on hüved ja ma olen teie mees. Aga võib-olla ma ei ole valmis selleks. Palvetama ma olin valmis, aga võib-olla ma ei ole valmis seda vastu võtma. Oled sa selle peale mõelnud? Nii et ma vajan kannatlikkust, et Jumal teeb tööd minu sees. Nüüd ma olen palvetanud võib-olla oma abikaasa pärast. Ma olen võib-olla palvetanud oma sõbra pärast. Ma olen palvetanud, aga see ei tähenda seda, et Jumal on veel saanud selle töö täide saata. See võtab võib-olla aega. Mina olen valmis, võib-olla tema ei ole valmis. Nii et ma vajan kannatlikkust, et seda kätte saada. Piibel ütleb, et usu ja pika meele tõttu pärivad selle, mis on tõotatud.
kannatlikkuse test, mida me vajame. Ma tean, et vahest see on lihtne, tead, me ütleme Jumalale, et Jumal, see on lihtne sulle öelda, ole kannatlik. Tead, sa istud seal kullast trooni peal ja mina istun siin mullast maa peal ja oota, sa ütled mulle oota, kannata. Tead, vahepeal mul nahk läheb kortsulisemaks ja tead, midagi kukub ära ja midagi vajub ära ja see läheb nii ja see too läheb nii ja lihtne öelda sulle, et kannata. Aga päeva lõpuks kannatlikkus on see, mis toob lõpuks tulemused. Ma olen rohkem teinud vigu, rohkem astunud valedesse asjadesse oma kannatamatuse tõttu ja saanud rohkem õnnistusi kannatlikkuse läbi. See on meie elus test. Ma lõpetan selle mõttega. Oli üks mees, kelle videot ma nägin aastal 96, see oli Peter J. Daniels. Ma tundsin, et see mees võiks tulla Eestisse. Kirjutasin talle kirja, kutsusin talle Eestisse. Ta kirjutas mulle isegi vastu, saatis mulle mõned oma raamatud, aga mida te ei teinud, ei tulnud Eestisse. Siis ma pärast kirjutasin talle uuesti, ma ütlesin, tule Eestisse. See, mida sa kõnelesid seal videokasseti peal, puudutas mind. Ma tunnen, et Eestimaa vajab seda. Aga ta ei tulnud. Niimoodi läks mööda aastad ja aastad. Ja ma mäletan pärast seda, kui ma olin isegi korra Ameerikas ära käinud ja näinud teda ühel koosolekul, andnud talle šokolaadi, ma olin enne välja uurinud, kus ta kõneleb, juhtusin olema Ameerikas ja pärast kõiki neid pingutusi Eestisse kutsumine ei olnud õnnestunud, siis ma mõtlesin, et okei, ju siis ei pea juhtuma. Ja ma olin peaaegu andnud alla. Ja ühel päeval ma internetist nägin, et tema oli välja tulnud üks raamat tema elulu kohta. Ja siis mul tuli mõte, okei, veel üks kord ma kirjutan talle, veel see viimane kord. Ja kui siis ka midagi ei juhtu, siis that's it, sellega on ühel pool. Ja ma kirjutasin talle kirja ja siis ta ei ütelnud mulle, et ta tuleb Eestisse, vaid ta hoopis kutsus mind Inglismaale. Siis ma mõtlesin, et ma pean minema Inglismaale, temaga kohtuma seal, lisakulud, otsima öömajad, et kus ma seal olen, mis ma seal teen, kõik on võõrast. Aga see oli veel üks test. Ja kui ma läksin Inglismaale, nagu ma sinna jõudsin, nagu ma taga kohtusin, ta tegi otsuse, et tulla Eestisse. Ja minu elu ja paljud ettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed ütlevad, et Peter Daniels panustas väga palju nende eludesse ja julgustas neid. Aga see oli 9 aastat kannatlikkust. Kui palju kordi ma tahtsin alla anda. Doktor Ed Cole, sama asi. Jumal pani selle mu südamesse aastal 90. Alles 97. aastal ma kohtusin taga isiklikult. 7 aastat. Kirjutasin talle. Tema, kes ma ei kuulnud isegi vastu. Peter Daniels kirjutas mulle vastu, aga doktor Ed Cole ei kirjutanud mulle isegi vastu. Aga ma jätkasin kirjutamaks. Kuni ühel päeval Jumal tõi selle asja esile. Teinekord on nõnda, et sina oled valmis, aga see aeg ei ole veel küps. Asi ei ole veel valmis sinu jaoks. Ja alati me ei saa koheselt neid palvevastuseid. Nii et 3 testi meie elus. Sõna kuulmise test. See on tihti seotud sinu isikliku suhtega Jumalaga. Ja millised võimalused avanevad sulle selle tulemusena, kui sa oled sõnakuulelik. Vastutuse test on seotud väga tihti sinu tööga ja sinu teenistusega. Kui sa oled vastutav, selle taga on peidus tihti kasv, ülendus ja edu. Ja kannatlikkuse test, see on väga suurel määral seotud sinu suhetega. Kui keegi küsis kellegi käest kannatlikkuse kohta, et kuidas sa ise loomustad või kus on vaja kannatlikkust kõige rohkem kasutada, siis ütles sinu abikaasa ja lapse vanemaks olemine. Ilmselt tõsi. 2 kohta, kus sa pead olema kõige kannatlikum. Seotud sinu suhetega ja millised võtmesuhted Jumal saab tuua sinu ellu ja kui sa ei löö ennem õiget aega käega ja need suhted tihti kujundavad sinu elu ja saavad olema õnnistuseks kaugemale sinust. Nii et tagasi tulles selle kirjakoha juurde, õnnistatud on inimene, kes ära kannatab kiusatuse, kes läheb testist läbi, kes sooritab eksami. Sest kui ta on läbi katsutud, vastutuse test, sõnakuulmise test, pika meele test, siis saab ta elukrooni või kroonitud elu. Meil issand on tõotud neile, kes teda armastavad. Siin on sõbrad meil tõotus, et kui me läbime testid, Jumal ülendab sind. Õnnistatud on see inimene, kes läbib testid. Õnnistatud on see inimene. Nii et võib-olla on olnud sinu elus teste, mida sa oled arvanud, et see on lihtsalt üks tüütu aeg. Üks tüütu inimene mu elus. Saaks tast lahti, elu oleks parem. Aga võib-olla see oli test.
Võib-olla sa olid olukorras, kus kõige ebameeldivamal hetkel, kõige ebasobivamal hetkel, keegi tahtis su käest midagi, keegi küsis su käest midagi, sa ütlesid, kuule, tead, sa näed, ma olen sellega hõivatud. Aga võib-olla see oli test. Võib-olla see oli test. Amen. Jumal testib meid. Ja sõbrad, me oleme testides täna. Ja kui me läbime need hästi, Jumal saab ülendama meid ja usaldama meie kätte rohkem asju. Ja selles suhtes ma tahan teid julgustada, et kui sa selle aasta lõpus oma elu ja tegevuse peale vaatad, siis ära alahinda neid aegu, mis võib-olla on keerulised, mis on väljakutseajad. See võib olla, et sa oled testis. Ja mitte võib-olla, et see on kindlasti. Jumal vaatab selle elufaasi peale täna, otsustades, mida ta saab teha järgmises elufaasis meiega. Need oleme ustavad Jumalale. Paneme tema asjad esikohale. Ja kui sa oled raske isikuga koos, siis lihtsalt naerata talle ja ütle, et teate, te olete lihtsalt väike test mu jaoks. Ei midagi hullu. Või sa võid isegi öelda, et ära arva, et sa kukutad mind läbi. Et ta ei saa aru, millest sa räägid, aga sina saad aru, see on kõige tähtsam. Ja julgusta iseennast. Amen. Tuleta meelde, et Jumalal on plaanid. Jumalal on plaan viia sind edasi. Ja et ma ei lase selle testil ennast takistada selles asjas. Ma lähen edasi, ma murran läbi. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Kui paljud teist tunnevad, et sa oled täna testis? On mingi väljakutse su elus. Ja? Test, kas ma lähen lõpuni selle asjaga. Kas ma pean vastu. Kiitus Jumalale. Jumala abiga me peame. Amen. Me ei anna alla. Me pressime läbi Jeesuse nimel. Amen.